tere pealelõunast. Tore, et on siia siiski tulnud nii palju, kuigi me ootasime teid oluliselt rohkem, et teema tundus, et on nii huvipakkuv. Võiks nagu olla maja täis ja uksest ka järjekord väljas, aga ju siis ikkagi probleem pole nii suur nagu ajakirjandus seda üritab välja näita. Me täna tegelikult oleme siin kohtumas teiega ühel eesmärgil, et rääkida tegelikult kasutajate andmekogu eesseisvatest muudatustest. Me oleme oma päeva jaganud tegelikult sellisesse, mitte küll päris päeva, aga need tunnid või tunni kahte osasse, et me kõigepealt räägime teile enda poolt, kuidas see süsteem hakkaks toimima ja võiks toimida. Ja teiselt poolt me anname siis teile ka võimaluse küsida ja selleks, et küsimustele vastata, on lisaks siis Rahandusministeeriumi inimestele siin ka RIK-ist inimesed, kes tegelikult seda tehnilist poolt selle andmekogul peavad ja kes siis on väga hästi kursis nende arendustega, mis selleks toimuvad. Nii et julgelt küsige, me salvestame tänast infopäeva, aga me salvestame teda ainult järelvaatamise eesmärgil, seda me ei kanna kuhugi üle ja me nendele siis, kes pärast tahavad järelvaadata, on võimalik seda ka järelvaadata. Mina olen Rainer Osanik, Rahandusministeeriumi rahandusteabe poliitika osakonna juhataja. Tegelike kasutajate andmekogu on siis üsna omapärasel kombel sattunud Rahandusministeeriumi omandisse ja juhuslikult ka osakond, mida ma juhin, seda andmekogu tegelikult siis sellised mõtted peab. Kuigi tehniliselt ta ei asu, eks ole, Rahandusministeeriumis, vaid asub RIK-i juures, Riigi Infosüsteemide Keskuse juures. Ja tegelikkuses olukord ka nüüd lähiaastatel veel muutub. Aga miks me sellest tegelikult kasutajate andmekogust ütleme ta nimeks lihtsalt Texa, kõige lihtsam, lühem. Miks me sellest Texast täna räägime, on see põhjus, et juba aastal 2022 on esimesed kohtulahendid, mis räägivad sellest, et tegelikult kasutajate andmed, nii nagu need Euroopa Liidus olid, on sellisel kujul kättesaadav ja see mõistes siiski isikuõiguseid riivavad. Need lahendid on tulnud ka hiljem juurde ja nendest lahendist lähtuvalt siis Euroopa Komisjon on välja andnud nõndanimetatud 6. käibemaksu direktiivi, mille ülevõtmise aeg on siis erinevates ajajärkudes. Esimene saabubki selle aasta juulis ja see ongi seotud Texaga, kasutajate andmetega. Suuremad muudatused peavad toimuma järgmise aasta juulis. Ja siis toimuvad veel muudatused ka 28. aastal. Et see on tegemist hästi suure muudatustega. Eestis tähendab see, et me kirjutame praegu uut rahapesu tõkestamise ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadust. Et see direktiiv üle võtta. Ja seal saab olema veel rohkem võib-olla selliseid tuleviku muudatusi ja veel täiesti uusi olukordasid. Aga miks Euroopa Liit seda on otsustanud, et üldse tegelikult direktiivi ja sellel on ka määrus, mis on otsekohalduv, miks seda siis rakendada on ikkagi mõte selles, et kõik liikmesriigid oma õiguses rakendaksid printsiipi ühetaoliselt ühtemoodi, tagada siis liikmesriikide üleselt siis andmete ja ka tegevustega rahapesu tõkestamisel siis võrreldavuse sarnasus ja et võtta ära just riikidelt võimalus ise otsustada ja ise liiga palju siis toimetada, tekitada sellega siis teatud kas konkurentsi ebavõrdsust ettevõtjate ja isikute vahel. Nüüd eesmärk ei ole selle Texa andmekogu, mis iganes pidi te nüüd loete, tegelikult me räägime piirama andmete vaba kättesaadavust, me ei pane teda kinni, see on ajakirjanduslik väljend, on ikkagi see, et tagada siis tegelikult kõigi andmete kaitse ühetaoliselt ja teistpidi võttes ka ligipääsetavuse andmetele õiguspärasus. Ehk et te kuulete täna siis, mis hakkab juhtuma, tegelikult saate aru, et midagi kinni ei keerata, midagi ka piiratakse ainult siis teatud ulatuses, et tegelikult kõik saavad jätkuvalt nende Texa andmetele ligi, ka peale 1. juulit ja peale 1. augustit ja veel hiljem. Et selline olukord ikkagi on natuke teistmoodi reguleeritud, aga ta jätkub. Nüüd Eesti ei ole siin selles mõttes mitte üksi, vaid enamus liikmesriiki on juba oma andmebaasid kinni keeranud ühel või teisel moel. Ja täna selle loetked ilmselt loete võrdlusest Lätiga. Läti on valinud natukene teistsuguse tee. Tema on siis jõudnud sinnamaani, kus meie oleme seniajani olnud. Ehk et andmed vabalt kättesaadavaks tehes, aga Eesti on paraku andmekaitse mõistes oluliselt konservatiivsem võrreldes Lätiga.
ja Läti on siis hoopis teistmoodi reguleering andmete kättesaadavus, öelnud, et kõik need andmed, mis on näiteks tegelikult kasutajate andmekogus, on avalikud andmed seadusega loetletud andmed üles. Meil Eestis, eks ole, tegelikult need andmed, mida te näete tegelikult kasutajate andmekogust, on eraelulised andmed või isikuandmed, mis võimaldavad isikut identifitseerida ja hoopis need on andmekaitsega kaitstud sellisel kujul. Et meie oleme oluliselt konservatiivsemad Eestis ja seetõttu siis meie valik ka Eestil erineb Läti valikust. Aga ma annaksingi sõna tegelikult Rebole, Rebo Krause, kes on olnud siis meie pooled nende muudatuste ettevalmistaja. Ta räägib siis teile ülevaate, kuidas see muudatused võivad olema ja siis järgib küsimuste voor. Nii, niimoodi nüüd peab vist olema kuulda paremini, eks. Hea. Tervist minu poolt ka, nagu Rainer sissejuhatuse tegi, siis mina olen Rebo Krause samas osakonnas ja see sai ka kenasti ära kaetud, et miks just meie osakond siis tegelikult kasusaajate andmekoguga tegeleb, et võib-olla natukene täienduseks Rainerile veel seda, et jah, et Läti on jõudnud samale mudelile nagu meie ja nemad on valinud siis sellise viisi lootes, et ei oska nagu selles mõttes seisukohta võtta ja ole nende õiguslike põhjustega tutvunud, et kuidas nad selle direktiivi täitma hakkavad. Et me natukene täna räägime sellest, et mis tingimused see direktiiv ette paneb. Aga jah, et Läti siis lõi sellise süsteemi, et justkui võimaldades siis isikutel, kes ei soovi seal registris olla, esitada siis omakorda taotlus, et need andmed peidetakse. Et selline sarnane peitmismenetlus tegelikult Eestis on juba ammu olemas ja Eestis on ka võimalik need andmeid lasta senimaani peita ja on ka tulevikus võimaliselt jätkuvalt lasta. Aga lähmegi siis tänase põhiteema juurde. Et natukene siis rääkida sellest, milline meil saaks olema siis nii-öelda käimas oleva või menetluses oleva eelnõu raames uus õiguskord 10. juulist alates 2026 ja eelkõige siis ongi seotud muudatustega, et kuidas siis tulevikus hakatakse neid andmeid nägema ja mis selleks siis teha tuleb. Et ma ütleks ka, et ma ei tahaks öelda, et see kuidagi nagu piiramine on või peitupanek on, et see on kindlasti ülevõimendatud sõnakasutuse ajakirjanduse poolt. Ma ütleksin lihtsalt, et nüüd tulevad teatud tingimused, mida tuleb lihtsalt ära täita selleks, et neid andmeid saaks. Ja ma natukene ka selgitan, miks need tingimused siis loodud on ja miks me leiame kokkuvõttes, et selline mudel võiks kõige paremini viisil siis lahendada seda tekkinud olukorda. Me leidsime seda nii-öelda eelanalüüsi käigus, et natukene võib-olla seda tausta ka, et tegelikult jah, et see ei ole nii-öelda asi, mis justkui järsku keegi avastas, et nüüd kiiruga proovime midagi teha, midagi kinni panna. Et ei, et see tegelikult on ikkagi peaaegu varsti juba aastaaegne töö, kuhu on kaasatud siis erinevad nii-öelda osapooled. Et Rahandusministeeriumi eestvedajana siis RIK nii-öelda sellega kaasatud, et kes meile siis selle toreda süsteemi valmis suudab teha, et see oleks lihtsasti kasutatav, mugav, arusaadav kõigile. Ja tegelikult on meid aidanud selles protsessis ka head kolleegid Rahapesu Andmebüroost. Et see tegeliku kasusaajate andmekogu muudatused tegelikult ongi kahes etapis. Et üks etapp on seotud sellega, et luua uus juurdepääsmudel, ehk siis kuidas neid andmeid tulevikus me nägema hakkame. Aga teine pool on seotud tegelikult sellega, et kuidas need andmed ka seal andmekogus paremaks saaks, kvaliteetsemaks saaks, õigemaks saaks. Et sinna teisele poolele me loodetavasti jõuame aasta lõpupoole ja nende ettevalmistused jäävad siis järgmisteks aastateks, sest et kõik need igasugused arendused, mis on järelevalveliselt seotud, nõuavad loomulikult raha ja sellega seoses on vaja kõigepealt need eelarvest läbirääkimised nii-öelda läbi pidada. Aga jah, et esimene etapp oli siis see, et kuidas juurdepääs tagada ja teine etapp on siis selles, et kuidas siis neid andmeid paremaks ja kvaliteetsemaks ja õigemaks saaks ja selleks luuakse järelevalvesüsteem, mis tulevikus hakkab ka hoolitsema selle eest, et esiteks kõik andmed oleks seal korrektselt täidetud. Meil täna on ikkagi jätkuvalt natukene veel ettevõtted, kellel ei ole tegeliku kasusaaja andmeid sisestatud, et kui ma nüüd õigesti mälu
ALTV siis 97% olid ära täitnud need tegeliku kasusaaja andmed, ehk siis kuskil 3% on need täitmata. Peab aru saama ka sellest, et kindlasti seal väga palju, kelle täitmata on tegelikult mingis mõttes nii-öelda unustuste hõlma jäetud ettevõtted, kes siis ei esitle ka muid andmeid, et see ei ole seotud ainult tegeliku kasusaajate andmetega. Võib-olla enne korraks, kui selle registri juurde minna, siis lihtsalt põgusalt üle käia ka see osa, et mis asjad need tegeliku kasusaaja andmed üldse on. Et nii-öelda lisaks äriregistris äriühingu registreerimisel esitatud tavapärastele andmetele, mis siis on, kes on äriühingu osanikud, kes on äriühingu juhatuse liikmed. Et tegelikult see tegeliku kasusaajate andmekogu on siis selline andmekogu, mis piltlikult öeldes paneb juriidilise isikule füüsilise isiku taha. Et kui omanikuks on määratud teine juriidiline isik, siis tegeliku kasusaajate andmekogu kaudu on võimalik kontrollida, et kes siis selle konkreetse juriidilise isiku taga olev füüsiline isik jällegi on. Ja kahtlemata on need andmed sellised, mis on aidanud ka kaasa siis näiteks ka rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ja sellega seotud siis eelkuritegude tõkestamisele. Et läbi selle, et nad on kõigile kättesaadavad, kõik on saanud need kontrollida ja loodetavasti on siis nii mõnigi tehing näiteks jäänud toimumata tänu sellele või siis teisiti ajakirjandus on saanud siis tuua nii mõnegi sellise kahtlase tehingu päevavalgele. Ja seda, et see nii-öelda kuidagi takistatud saaks, siis ma võikski öelda, et meie lähteülesanne mis mõttes nendel esimestel kohtumistel, mis me pidasime, oligi see, et kuidas siis ühelt poolt tagada siis see, et nende andmete kättesaadavus edaspidi oleks jätkuvalt võimalikult lai, et me ei seaks sinna väga suuri piiranguid nendele isikutele, kellel neid andmed vaja on ja kes need soovivad need andmed näha ja kellel on selleks ka põhjused ja eesmärgid olemas. Aga teisipidi, et kuidas siis tagada sellest Euroopa kohtu lahendist tulenevad põhimõtted, et kui tegemist on nii-öelda isikuandmetega, et kuidas nende kaitsmine oleks siis tagatud proportsionaalselt. Miks see vajalik on, nii nagu Euroopa kohus ütles, et kõigile ilma põhjuseta need andmed kättesaamine on liiga lai, et sellist liiga laia käsitlust ei võimaldada. Ja ta tõi üheks põhjuseks see, et andmeid ei kasutata tihti ainult headel eesmärkidel. Et paraku on meil ka see tume pool, kes siis neid andmeid kasutavad nii-öelda halbadel eesmärkidel. Ja täna me teame, meil on väga suur pettuste levik üle maailma, on see pettuste levik väga suur. Ja ka need, kes pettusid toime panevad, paratamatult kasutavadki neid erinevaid andmekogusid selleks, et nii-öelda saada seda isikut, kellel parasjagu helistama hakkavad võimalikult hästi profileerida. Ja sealhulgas näiteks isikukoodid on ka üks selline hea viis, kuidas siis nii-öelda telefonis tekitada ka näiteks siis usalduslikku suhet, et kui juba ta telefonis teab mu isikukoodi, siis tavakodanikule võib jääda mulje, et ju siis ikkagi on mingi ametlik isik, kes minuga ühendust võtab, sest kus ta muidu minu isikukoodi teab. Vot. Aga nüüd siis tulles selle muutuste juurde, et kui me vaatame siis rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse paragrahvi 78 lõige 1, siis see ütleb sellise huvitava lause meile, et tegeliku kasusaaja andmed ja nende kohta tehtud märked avalikustatakse äriregistri infosüsteemis. Need, mis me nimetame neid märgeteks, need on lahknevusteated. Lahknevusteated on siis meil sellised asjad, et kui keegi märkab tegeliku kasusaajate andmekogus on nii-öelda andmed valed, et siis tal on võimalik esitada selle äriregistri infosüsteemi kaudu selline lahknevusteade, anda teada registrile, et meie hinnangul või kes selle taotluse esitab, et tema hinnangul, et andmetes võivad esineda mingid vead. Seejärel siis tegeliku kasusaajate nii-öelda andmekogu register saadab teavituse sellele isikule, kelle andmete osas tuvastati lahknevus ja sealt peaks tegelikult järgnevaks see, et ta kas korrigeerib need andmed ära või ta siis ikkagi jätkuvalt kinnitab, et ei, et tegelikult keegi on valesti aru saanud, need andmed on jätkuvalt õiged. See ongi sisuliselt tegelikult täna piltlikult öeldes meie ainus kontrollmehhanism, kuidas tagada siis nende andmete õigsust. Aga sellest paraku ei piisa, et on vaja luua ka tegelikult teine süsteem sinna juurde, ehk siis keegi, kes vaataks ka siis nendele andmetele otsa, mis on selle lahknevus teatiste süsteemi juba läbinud, sellise esmase kontrolli läbinud, aga näiteks
kõige lihtsam näide võib-olla, mida esmasena siis tulevikus saaks kontrollima hakata, on siis andmed, mis on lahknevusteatissüsteemist tulnud läbi, aga isik on ise kinnitanud, et andmed on õiged, aga siis jätkuvalt on ikkagi keegi teinud märke, et tema hinnangul on andmed valed, et see annab juba piisava indikatsiooni. Ühesõnaga me leidsime, et kuna see lause ja seadus ütleb meile siis seda, et need andmed avalikustatakse äriregistri infosüsteemis, siis on nii-öelda rahandusministri põhimäärus, ehk siis tegelikult nii-öelda kasusaajate andmekogu põhimäärus see koht, kus me saame panna kirja siis, et mis on need tingimused, mis siis avalikustamiseks tuleb täita. Ja läbi sellega siis oleme jõudnud kokkuvõttes sellise uuele mudelile, mis nõuab siis ühelt poolt kindlasti autentimist. Et see oli üks probleem, et me peaksime ka teadma, kes siis neid andmeid kasutavad. Et täna ju riigil tegelikult ülevaadet ei ole, sest kõik isikud, kes anonüümselt ja autentimata neid andmeid sealt andmekogust endale alla laadivad, siis nendest mingit märki maha ei jää. Et tulevikus siis on üks viis audentimiseks meil see, et kui isik logib äriregistrisse sisse, sest ta ongi loginud sinna juba oma isikliku ID-kaardiga näiteks ja seeläbi siis, kui ta teeb sealt näiteks üksikpäringut andmete saamiseks, on kenasti audentimine tagatud. Teisipidi siis audentimine saab olema tagatud siis läbi selle, et kes on meil lepingulised kasutajad, siis nemad omakorda määratlevad oma organisatsioonis sees ära need isikud, siis, kes nendele andmetele ligi pääsevad ja tegelikult peaksid olema ka siis nii-öelda valmis ka looma. Ilmselt neil ongi tegelikult sellised süsteemid juba täna olemas, et nad ise ka teaksid, et kes siis nende organisatsioonis neid konkreetseid andmeid, millise tööülesande jaoks siis kasutas tulevikus. Ehk siis see on teine nii-öelda siis viis, kuidas tulevikus on võimalik siis vajadusel selgitada välja, kes mõne tegeliku kasusaaja andmeid vaatas, kui seda vaja on ja mis oli see põhjus, et siis kontrollida seda, et oleks olnud see õigustatud huvi olemas. Hea uudis on see, et see teenus jääb jätkuvalt tasuta, et selliseid piiranguid Eestil soov nii-öelda seada ei olnud. Ja ma arvan, et see on mõistlik. Ja see on ka tegelikult üks viis, kuidas me tagamegi siis selle, et me ei saaks rääkida sellest, et me piirame kuidagi andmete kättesaadavust. Ja nii nagu ma korraga mainisin, on võimalik siis teenust edaspidi kasutada ühekordselt, et logides lihtsalt sisse. See on eelkõige mõeldud siis näiteks tavalisele kodanikule, kes tõesti on võib-olla siis ütleme keskmisest kodanikust võib-olla uudishimulikum, põhjalikum ja tõesti enne mõne kauba või teenuse soetamist soovib siis väga veenduda, et kellele siis kokkuvõttes tema raha läheb. Et siis selleks ongi võimalik ja väga mugav e-äriregistris sisse logides teha üksikpäring, määratleda siis sinna ära, et sa soovid andmeid vaadata seoses toimuva tehinguga või planeeritava tehinguga või siis ei pea isegi see olema konkreetne tehing, et tegelikult sa võid lihtsalt ka kontrollida, et kas see nii-öelda toodet või teenust pakkuv isik, kes ta siis on täpsemalt. Ja nagu ma korraks juba jõudsin mainida, et nii-öelda tekib selline kolmikmudel, siis võib-olla võiks siis öelda, et 3 erinevat kategooriat, kes siis nende andmetele ligi pääsema hakkavad. On pädevad asutused, nendel on vaja neid andmeid selleks, et oma seadust tulenevad ülesandeid täita. Siis on ka kohustatud isikud samamoodi, kellele tulenevad seadusest ülesanded, siis neid andmeid kontrollida ja selleks, et see oleks ka siis mugav, on siis üks võimalus nii-öelda tegeliku kasusaajate andmekogu, mida nad siis kasutavad oma kliendi tundmise ja kohustuse ja nii-öelda toimingute raames, kuidas nad siis tuvastavad, et kes see klient on. Ja 3. kategooria, millest me räägime ja võib-olla, mis siis ka tegelikult kõige rohkem huvi on ja võib-olla ka seda siis meedia huvi on põhjustanud, ongi siis kõik isikud tegelikult, kes siis suudavad põhjendada nende andmete nägemiseks õigustatud huvi.
ja see ongi hästi selles mõttes selline õiguse mõiste, mida ei ole väga põhjalikult sisustatud, et direktiiv iseenesest nimetab ära hunnik kategooriaid, kelle puhul õigustatud huvi tuleb eeldada. Nendest me hakkame ka täpsemalt rääkima, aga ka direktiiv ütleb seda, et peab olema nii-öelda üksikpäringu korras tagatud siis sisuliselt võimalus igale füüsilisele isikule muul mõjuval põhjusel siis neid andmeid näha. Ehk siis tegelikult mina vaatan seda muudatust pigem mitte sellega, et me peidame midagi ära või paneme midagi kinni või piirame, vaid me lihtsalt tulevikus natukene selgemalt määratleme ära selle, et kes neid andmeid saab ja miks tal neid andmeid vaja. Aga seda, et nii-öelda, et kas need andmete saamiseks olevad avaldusse või taotlusse määratud põhjused on siis piisavalt tõendatud, kindlasti sellist nii-öelda, see juba ma hakkasime väga sügavalt minema sinna, et uurima nüüd neid põhjusi, mida sinna kirja pannakse, siis see jällegi teisipidi ma leian, et hakkab piirama. Ja see ei ole ka võib-olla direktiivi eesmärk, et direktiivi eesmärk on lihtsalt see, et liikmesriik peab looma sellise süsteemi, mille kaudu on siis võimalik kontrollida, et see nii-öelda õigustatud huvi on olemas olnud nende andmete nägemiseks. Ja me leidsimegi, et see kõige mugavam ja kiirem viis sellise nii-öelda kontrolli tegemiseks ongi luua siis äriregistrisse üks mugav teenus tegelikult, kus siis on võimalik taotlus esitada. Ja samamoodi siis need, kes peavad neid andmeid igapäevaselt ja suuremas mahus kasutama, siis nemad saavad sõlmida nende andmete nägemiseks ka siis leping. Mis annab siis neile võimaluse mitte teha üksinpäringuid, vaid tegelikult kogu andmebaasile juurdepääsu saada. Vaatame täpsemalt neid gruppe sinna sisse, et esimesse rühma me olemegi siis liigitanud pädevad asutused, nii nagu direktiiv ka neid nimetab. Näitena saabki tuua, et need on näiteks erinevad ministeeriumi asutused. Rahandusministeerium näitena saabki tuua see, et me oleme ise vastutavad kasutajad, me piltlikult öeldes vastutame nende selles andmekogus olevate andmete õigsuse eest ka, et siis loomulikult on meil ka oma ülesannete täitmiseks neid andmeid vaja. Peitmismenetlusi viime läbi, et täpselt jällegi samamoodi, et on meil neid andmeid vaja. Plus ka praktikas tegelikult meil on nüüd viimase aasta jooksul olnud ka kaasused, kus me oleme viinud siis läbi sellise haldusmenetluse, kus me oleme siis tuvastanud näiteks sellist asjaolu, et neid tegeliku kasusaajate andmeid ei oleks tohtinud seal andmekogus üldse olla. Et iseenesest seadus nagu sellist konkreetset kasutusjuhist, et kuidas selles olukorras käituda või mis siis saab, et ei näe, aga oleme ka siis proovinud tulla vastu sellistes üksikolukordades, mida meile siis nii-öelda kliendid on toonud piltlikult öeldes ja kui me oleme ikkagi nii-öelda suutnud haldusmeelest tuvastada, et tõepoolest oligi täpselt ekslikult sattunud füüsiline isik sinna andmekogusse, siis minu hinnangul on ka nagu mõistlik, et kui ta sealt andmekogust pääseb ja tema andmeid seal enam ei kuvatakse. Aga on ka teised järelevalveasutused, loomulikult need pädevad asutused, et samamoodi on RAAP pädev asutus, FI on pädev asutus, Maksu- ja Tolliamet pädev asutus, Politsei- ja Piirivalveamet, prokuratuur. Et loomulikult üldiselt võibki öelda, et kõik, kes tegelevad igasuguste kuritegude uurimiste ja selliste asjadega, et nendele, et nemad liigituvad sinna pädevate asutuste alla. Pädevate asutuste puhul tegelikult võib-olla võiks öelda, et seis on kõige nagu lihtsam tuleviku vaates või muutuste vaates, et paljudel tegelikult nendest pädevatest asutustest olid juba täna lepingulised suhted äriregistriga selle teenuse osas, et siis nende puhul tuleb teavitus, et nende ligipääs tegelikult kasusaajate andmekogule jätkub. Üks asi, mis puudutab tegelikult kõiki, kes nüüd lepingulised kliendid meil on, et alates siis 01.07.2026 peaks avanema võimalus, kus siis kõik lepingulised kliendid saavad siis e-äriregistri portaalis määrata ära siis enda töötajad, siis nende nii-öelda
kellel on õigus siis nende asutuse nimel neid tegelikke kasusaaja andmeid vaadata. Miks niipidi see lahendatud on, et väga lihtne põhjus, et me proovisime nagu võimalikult palju leida lahendusi selles, et oleks võimalikult mugav ja sujuv üleminek. Aga paraku me ei tea näiteks siis kõiki neid siis töötajaid, kellel tegelikult oma tööülesannetest tulenevalt on vajadus siis neid andmeid näha. Et seda teavad ikkagi organisatsioonid ise, asutused ise, et seetõttu niisugune väikene siis ütleme halduskoormus tekib, aga me leiame, et niisugune 10 päeva, mille jooksul on siis võimalik need andmed sinna ära esitada ja ära määratleda need isikud, kes edaspidi andmetel ligi pääseb, et see on nagu mõistlik kokkuvõttes. Kellel täna lepingut veel ei ole, siis edaspidi saavad ERI registris seda lepingut taotleda, et lepingu taotlus on ka elektroonseks tehtud. Peaks olema ka võimalikult mugav, ei tohiks olla väga palju raskusi lepingu sõlmimisel. Kui tekib seal mingeid küsimusi, siis kindlasti RIKi klienditoa inimesed on valmis aitama lepingute sõlmimisel. Ja kui tekib ka mingeid sisulisi küsimusi, siis loomulikult Rahandusministeerium saab ka neid sisulisi küsimusi kommenteerida ja lahendada. Pädevatele asutustele andmete koosseisu osas ka samamoodi mitte midagi muud. Nii nagu nad täna nägid kõiki andmeid, sealhulgas ka peidetud andmeid ja ajaloolisi andmeid, siis see andmekomplekt jääb täpselt samasuguseks, et seal meil muudatusi ette nähtud ei ole. Teine grupp isikuid on niinimetatud kohustatud isikud. Kohustatud isikud on meil ära kirjeldatud siis rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse paragrahvis 2. Et seal on väga pikk nimekiri erinevatest isikutest, keda siis kohustatud isikutest peetakse. Näitena saabki tuua krediidiasutused, finantseerimisasutused, hasartmängukorraldajad, kinnisvaramaaklerid, notarid, advokaadid, kui oma teenistussuhtes siis sellised kohustused neil tekivad. Aga siin on ka veel pandimajad, siin on ka veel tegelikult selliseid huvitavaid isikuid, kelle osas kindlasti avalikkus ei teagi, et sellist kohustused, aga näiteks kauplejad, kui nad teevad tehingu näiteks sularaha 10 000, et siis täpselt samamoodi muutuvad nagu kohustatud isikuks, peaksid ka tegema, täitma neid nõudeid ja selgitama välja, siis, et kes on see kliendi tegelik kasusaaja, kui see on äriühing näiteks, kes soovib seda tehingut teha. Ehk siis piltlikult võib võtta kokku niimoodi, et need on isikud, kellel seadusest tulenevalt on kohustus siis teha teatud toiminguid ja selgitada välja, siis kes on nende kliendid ja nii edasi. Nendega täpselt sama lugu, et kõige suurem kohustus ongi nüüd seatud sellega, et alates siis 1. juulist tuleks nende administraator kasutajale siis anda juurdepääs oma organisatsioonis olevatele inimestele, siis kes oma tööülesannete täitmisel neid andmeid vajavad. Et jällegi need määratlused, kes millistel andmetele ligi pääseda saama peab ja millisel hetkel, et see on organisatsiooni otsustada, et siin ei saagi meie midagi ette kirjutada ja seetõttu ka nemad ise saavad neid sisestada. Sisestamine tegelikult on lihtne, et Karola saab nüüd küll parandada, aga kui mul nüüd õigesti meeles on, siis tegelikult peaks olema see isikukoodi põhine, ehk siis nad peavad sisestama kasutajate isikukoodid sinna. Olipiksti. Nimesid vist ei olnud vaja, oli nime ja isikukood vaja. Siis kui nad lisavad need kasutajaid. Jaa, isikukoodi põhine. Isikukoodi põhine, jah, et just sellest juba peakski piisama, et on vaja lihtsalt töötajate isikukoodid sisestada. Loodetavasti on see piisavalt lihtne ja mugav. Andmete osas on siis, mida kohustatud isikud edaspidi näevad, on kehtivad andmeid ja näevad ka ajaloolisi andmeid. Et peidetud andmeid automaatselt kohustatud isikud ei näe. Aga me oleme mõelnud selle peale, et põhjendatud juhul on ka võimalik siis neid andmeid edastada, et kui kellelgi tõesti on soov ka neid peidetud andmeid näha mingil põhjusel. Nende peidetud andmete puhul võib olla ka, et ennist ei rääkimata, kuidas üldse lühidalt, et kuidas on võimalik need andmed peita.
just 225, et kui sa suudad ära tõendada, et sulle lähtub siis nende andmete avalikustamisest oht, ehk siis ma ei tea, keegi saab teada, et sul on maru palju vara, tahab sinu vara kuidagi endale saada või tahab siin kuidagi seetõttu hakata siis ähvardama, et siis see on nagu üks viis nii-öelda, mille alusel taotleda nende andmete leidmist. Ja teine on tegelikult ette nähtud, siis on meil alaealistele, et alaealiste puhul on võimalus siis nende vanematel või eeskostjatel siis taotleda nende andmete leidmist. Ja nüüd kolmas rühm, ehk siis see kõige põnevam rühm, kus on võib-olla see kindlaks tegemine, kellel need andmed avaldame ka kõik keerulisem. Aga jällegi julgustangi seda poolt, et me tahame ikkagi muuta seda teisipidi jällegi võimalikult lihtsaks, et ongi need õigustatud huviga isikud. Ehk siis piltlikult öeldes äriregistrisse sisse logides, kui te ei ole pädev asutuse töötaja, kui te ei ole siis kohustatud isikuks või tema töötajaks, siis ongi teil võimalik teha valik, et õigustatud huvi alusel soovin andmetele juurdepääsu, täita ära siis seal taotluses nii-öelda, milles teie õigustatud huvi seisneb. Kui te olete näiteks ajakirjanik, siis oleme arendamas seda süsteemi nagu võimalikult mugavaks ses valgus, et tegelikult saab see täiesti rippmenüüst valida siis need õigustatud huviga isikute rühmad, kelle osas juba tegelikult direktiiv näeb ette, et sellist õigustatud huvi tuleb eeldada. Ehk siis valides ongi võimalik valida siis rippmenüüst, kui te juba sinna alla kuulute. Ja siis lühidalt tegelikult on seal lahtrid, mida siis tuleb ära täita, kus te peate sisestama siis need väiksed põhjendused, et miks siis millega seoses teil siis andmete nägemise vajadus on. Ja nagu ma võib-olla ütlesin ennist ja kordan ka üle, et me ei oota sinna siis nüüd nii põhjalikke kirjeldusi, et hakata oma näiteks, ma ei tea, et ajakirjanikud peaksid hakkama sinna pildistama üles oma mingid ajakirjaniku tunnistusi näiteks või mingid sellised asju, et pigem on see vajalik selleks, et nii-öelda meie alguses Rahandusministeerium kui siis nii-öelda taotluste kinnitaja, et me saaksime siis aru, et nende andmete avaldamiseks on nii-öelda see õiguslik huvi olemas. Ehk siis me näeme ära, et on teinud taotluse soovides näha need andmed ajakirjanikuna ja me näeme ära, et sinna taotluse põhjendatud lahtritesse on ka siis pannud piisava informatsiooni, mille pinnalt siis me saame piltlikult öeldes veenduda, et jah, need andmete osas on siis nõuded täidetud. Mis ajakirjanik sinna panema peaks? Ma arvan, et piisab juba sellest, kui ta märgib sinna ära siis selle väljaande, kus ta töötab. Et piisab sellest, kes on blogipidaja, siis tal on väga mugav panna siis blogilink sinna näiteks. Et saangi võib-olla seda ka, et natukene maha võtta seda ajakirjanduses üles kerkinud probleemi. Et Eestis meil ei ole kuskil seadusse kirjutatud, kes on ajakirjanik. Meil ei ole ajakirjanike andmebaase ega selliseid asju. Et see tegelikult ongi hästi süke lai ja määratlemata mõiste. Et sisuliselt taandub kokkuvõttes selleni, et inimene täna võib olla ajakirjanik igaüks tegelikult meist, et kui me nii-öelda ajakirjanduse tingimused ära täidame, ehk siis võib olema kirjutama milleski, mis on suunatud avalikkusele huvile ja sellel on teema ja sellel on siis ka eesmärk, et mida see siis täidab. Et kindlasti ei ole meie ülesanne see, et hakata kontrollima, kas ta oli päriselt ajakirjanik, kas ta on ajakirjanik ja ilmtingimata nagu seda liini taga, et seda on nagu kartust maha võtta, et nüüd meie otsustame siis, millised Eesti ajakirjanikud andmetele tuleks juurdepääsu saavad, mitte ma julgeks öelda, et see kartus on küll põhjendamata, pigem meie kinnitame lihtsalt ära selle fakti, et isik on soovinud ajakirjanikuna neid andmeid näha ja sellest ju tegelikult meile ka piisab. Et ma läheks sinna üle sellele, et me lihtsalt kinnitame neid andmete kättesaadavust. Nii, siis võib-olla mida
mis võib-olla mõne näite, mis mu postkasti siis viimase nädala jooksul on tulnud, et jällegi korraks ennist peatusime sellel, aga oligi, et üks inimene kirjutas, et aga kuidas mina siis tulevikus tavakodanikuna saan hakata kontrollima siis, et ma olen tavapärasest uudishimulik, ma alati kontrollin kõiki tehingu pooli, kui ma kuskilt midagi ostan ja nii edasi. Ma ütlesingi, et ei ole vaja muretseda, et oleneb, kui palju sa siis tulevikus neid kontrolle teed, et siis sa pead tegema lihtsalt 2 asja, et sul peab olema nii-öelda isikut tuvastav siis nii-öelda vahend, ehk siis ID-kaart, Smart ID või mobiil-ID, mille kaudu sa siis e-äriregistri sisse saad tulevikus logida. Ja nüüd ongi küsimus, et kui sa väga tihti teed, siis sul on mõistlik minna ja esitada nii-öelda taotlus selleks, et saada lepinguline juurdepääs, mis annab siis kogu andmebaasile juurdepääsu. Ja seal on siis edaspidi niimoodi, et kui kogu juurdepääs, mis on andmebaasil olemas, kui sealt teha päringuid, siis lihtsalt peab enda jaoks ära markeerima, et miks ta siis neid andmeid seal päris. Ja teine asi, kui ei ole väga tihti vaja neid andmeid, et siis saabki teha neid üksikpäringuid, kuhu siis need põhjendused väga mugavalt saab loodetavasti kinni panna. Mis siis andmete nähtavuse osas muutub, on küll nüüd väike muutus, et kui täna me näeme avalikest andmetest, siis tegeliku kasusaajate kohta nii-öelda isikukoode. Et siis see on nüüd üks muudatus, et õigustatud huvi alusel nende andmete nägijad siis tulevikus isikukoodi ei näe, et nemad näevad sünniaega. Ja see on jällegi, ma arvan, isiku tuvastamiseks ka nii-öelda piisav, et saada aru, et kas tegemist on selle sama isiku, sest näiteks kui ma ise mõtlen, et kuidas ma olen teinud nii-öelda neid kontrolle, et isikut tuvastada, et ma kindlasti ei kasuta ainult ühte andmebaasi, et sa kogud erinevatest võimalikest infoallikatest selle info kokku ja siis sa saad selle pildi, et kas tegemist on selle isikuga või mitte. Et see nii-öelda, ma arvan, et see sünniaja teada saamine on juba piisav selleks, et saada aru, et kas siis kui on mitu nimekaimu näiteks guugeldamise tulemusena välja tulemas ja üks tundub pildilt noormees olevat, teine tundub pildilt pigem vanem mees olevat, et siis see sünniaeg meile ju näitab ära, et kumb on siis kumb. Et loodetavasti see on piisav. Kiiruga üle käies jätsin tegelikult selle natukene rääkimata, et ka siis nii-öelda kohustatud isikute puhul ja õigustatud huviga isikute puhul, et kellel täna need lepingud juba olemas oli, siis neile ka need teavitused tulid, et kas need lepingud jätkuvad või siis kui lepingud ei jätku, siis mis seal on vaja täiendavat teha. Et on võib-olla tulla siis vaja täiendavalt korraks siis e-registrisse ja see leping uuesti sõlmida. Välismaiste isikute ligipääs on ka üks teema, mille peale tuli mõelda. Et Eestis on meil hea, mugav, meil on olemas lihtsad viisid, kuidas siis isikut tuvastada, kuidas sinna e-registrisse sisse saada. Ilmselt Euroopa Liidu tasandil ka tegelikult peaks olema see üsna mugav ja lihtne, et läbi EIDAS süsteemi, mis on siis Euroopa Liidu liikmesriikides olevate kodanike tuvastamise süsteem. Et selle kaudu peaks ka see tulevikus toimima hakkama, et peaks saama e-äriregistrisse sisse logida ka siis teiste liikmesriikide kodanikud, kellel on need seadmed olemas, mis võimaldavad siis logimist. Aga isikud, kes meil ei ole Euroopa Liidus, et mis me nendega siis teha saame. Kindlasti me ei saa sõlmida nendega lepinguid, et nad saaksid siis nii-öelda kogu andmebaasidele juurdepääsu ja saaks näiteks neid andmebaase siis maha laadida. Seda võimalust meil ei ole neile pakkuda. See on ka tegelikult natukene seotud selle eesmärgiga, et neid andmeid kaitsta, sest me ei saa alati olla kindlad, et selles kolmandas riigis, kus kohast neid andmeid soovitakse pärida, et seal on näiteks nende andmekaitse osas sarnased reeglid nagu Euroopa Liidus ja Eestis.
et see on üks viis. Aga mis me saame teha selliste isikute puhul ja mis võimaluse me ette näeme, on siis see, et neil on võimalik siis üksikpäringuid esitada ja seda tuleks siis neil teha Rahandusministeeriumi siis aadressile texa@fin.ee, mis ongi nii-öelda ametlik tegeliku kasusaajate andmekogu infopostkastis võib öelda või kus mured on, siis saab sinna pöörduda. Ja vastusena siis, kui nii-öelda me kontrollime ära, et see, kust riigist see päring tuleb, et seal riigis ei esine mingisuguseid ohte, et need andmed võiks seal hakata kuidagi oma elu elama või lekkima. Ja tavaliselt siis seda piirab ka juba see, et ta peaks tegema tegelikult üsna konkreetset päringu, et missugused konkreetsed andmed ta näha saab. Et kindlasti ei suuda praegu enda peas ette mõelda, et millised need põhjendused peaksid olema, kui ta ütleb, et ta sooviks nagu kogu andmekogu saada endale, et see pigem need saavad olla ainult samamoodi sellised üksikud päringud, et kirjeldabki ära, et tal on Eestist võib-olla mingi äripartner, soovib siin saada rohkem infot selle äripartneri kohta ja jällegi vaatame üle ja meie ülesandeks jääb tegelikult ainult kinnitada. Siin saamegi natukene siis rääkida ka sellest, et kuidas see kinnitamine välja näeb või kuidas see protseduur siis välja näeb tulevikus, mille peale me oleme mõelnud. Et seadusest tulenevate õiguste ja õigustatud huvi olemasolu, siis kinnitus toimub e-registri portaalis. Et kõige lihtsamini öeldes on see, et taotlus tehakse ära ja isik vajutab siis pilkudes nuppu esita taotlus. Ja siis lõppkokkuvõttes see taotlus jõuab läbi siis nii-öelda menetluskeskkonna töölaua siis Rahandusministeeriumi meie osakonda kinnitamiseks ja meie hakkame siis neid taotlusi järjest läbi vaatama ja neid kinnitama. Selleks, et me ei oleks see väga keeruline, oleme ka mõelnud selle peale, et kui palju neid taotlusi võib olla igasugused kõik erinevad võimalused oleme enda peas läbi mänginud, et oleme selleks ka valmistunud, lahendusi leidnud, kui neid peaks tulema väga palju ja nii edasi. Aga me loodame, et me ikkagi suudame olemasoleva ressursiga need taotlused ka siis mõistliku aja jooksul kinnitada. Ja iseenesest määrusega nähakse siis ette, et sellise taotluse läbivaatamise tähtaeg on kuni 12 tööpäeva. Aga kindlasti eesmärk on oluliselt kiiremini neid asju teha kui 12 tööpäeva. Nii et ja selleks, et me saaksime ka neid kiiremini teha, nagu ma ennist rääkisin, oleme hästi palju proovinud rõhku panna sellele, et selle taotluse käigus tegelikult isik nii-öelda, kui ta kõik need ilusti lahted ära täidab, kõiged valikud teeb rütmenüüst, siis tegelikult ei tohiks olla selle kinnituse andmine nagu keeruline protsess. Et sinna tulevad teatud erinevad sellised võib-olla ka kontrollmehhanismid juurde, mille pinnalt me juba saame nii-öelda eelnevalt juba veenduda, et isikul nende andmete nägemiseks siis õigus on. Et näiteks kohustatud isikute staatuse tuvastamisel kasutatakse siis nii-öelda tegevusala, MTA-koode, tegevusluba, litsentse. Et need on ühed viisid, aga juba ruttavalt ütlen ära, et koos Rikiga vaatasime ka neid tabeleid üle, et kellel täna olid näiteks lepingulised suhted kohustatud isiku all. Et siis päris paljude puhul me ikkagi, kuna kasutus ka oli hästi madal, praktiliselt kas üldse või ainult mõned korrad selle aja jooksul, kui leping sõlmitud oli, et siis me nende puhul ei julgenud täna juba teha seda otsustust ära, et te olete siin kohustatud isikuks, kui me ei suutnud tuvastada siis nende alusel. Vaid pigem siis lähemegi selleks, et kui tal nüüd on vaja, siin võib olla lihtsalt see olukord, et tal on küll leping sõlmitud, aga ta millegi pärast kasutas ikkagi seda nii-öelda anonüümset teenust teatud põhjustel. Et siis me tegelikult ei tea, et kas tal on siis vaja kasutada, ei ole vaja kasutada, aga need, kes need teavituskirjad said, et siis soovitan, kui neil on ikkagi tihedam kasutus, siis kindlasti minna ja sõlmida leping, et see on kindlasti siis mugavam viis, kui hakata neid üksikpäringuid tegema tulevikus. Sest iga üksikpäring tähendab seda, et tuleb siis taotlus ka ära täita, aga lepingu puhul siis juurdepääs 3 aastaks tuleb koheselt või leping ära.
Ja nii nagu taotlusi kinnitab siis Rahandusministeerium, nii ka tegelikult neid lepinguid, mida sõlmitakse, et samamoodi selle kinnituse, et millise kriteeriumi alla isik läheb, kas ta läheb pädeva asutuse alla, kas kohustatud isiku alla või ta saab selle lepingulise juurdepääsu õigustatud huvi alusel, et seda samamoodi siis meie kinnitame. Ja see ei ole kuidagi jällegi seotud mingi sooviga hakata otsustama kellegi üle või millegi üle, vaid see pigem on ikkagi seotud sellega, et kuidas me siis tulevikus saame öelda, et meil on kenasti kõik selle direktiivi nõuetega täidetud ja me olemegi loonud siis sellise mehhanismi, kus siis piltkudes liikmesriik kinnitab ka siis seda, et need, kes neid andmeid vaatavad, neil see põhjendatud huviga nende andmete nägemiseks olemas oli. Andmete logimisest tegelikult ma natukene juba alguses ka rääkisin, et tegelikult üks viis või üks põhjus, mis tulebki nagu miks tuleb teistmoodi teha, on ka see, et meil on vaja ikkagi teada saada ja mõistlik ongi teada, et siis kes neid andmeid kasutab. Et kui keegi on neid pahal eesmärgil kasutanud, siis võib-olla on see nagu üks viis, kuidas siis jõuda isikuni kokkuvõttes, kes neid andmed pahal viisil kasutanud on. Mis võib-olla selline eristus kindlasti tuleb ja tahtsime üle rõhutada on nüüd see, et ma tean, et meil on selliseid AML KSI teenuse pakkujaid olemas, kes siis kasutab neid andmeid piltkudes nagu kasutab neid andmeid edasi siis oma kas toote või teenuse pakkumisel. Ja meil on ka tegelikult väga palju igasuguseid alternatiivseid andmebaase täna kõigile kättesaadavad, et inforegister, erinevad teadmikud ja kõik sellised andmekogud veel, kes tegelikult siis täna toimivad ka läbi selle, et kõik andmed, mis on avalikud, kuvatakse seal andmebaasis ka kõigile kättesaadavalt edasi. Mõned on teinud nendest teatud paketid, ainult siis sisse logitud klientidele kuvatakse neid. Aga nüüd nende jaoks see läheb natukene keerulisemaks, et õigustatud huvi alusel on küll võimalik neid andmeid jätkuvalt saada, et õigustatud huviga isikuteks olid ka siis selliste teenuste või toodete pakkujad, aga neile tuleb sellist nagu lisatingimused. Et kui teised saavad piltlikult öeldes teha valikuid ja lahtrisse panna need põhjendused kinni, mis need andmed näha tahavad, siis teenuste ja toodete pakkumise puhul tegelikult tuleks esitada neil ka siis need kliendid, kellele siis nad seda toodet ja teenust pakuvad. Ja tegelikult tuleks neil ka päris hästi ära kirjeldada siis sinna taotlusse või lepingu sõlmimisel siis ka see osa, et millesse nende teenus seisneb. Ja võib-olla kõige tähtsam siin ongi see, et peale selle muudatuse jõustumist ei tohiks tekkida olukorda, kus siis e-äriregistri kaudu on need andmed piltikudes tuleb teha sisse logida, teha taotlus, panna põhjendused, aga samal ajal on siis need andmed jätkuvalt kättesaadavad lihtsalt guugeldamise kaudu, et niisugust olukorda tekkida ei tohi. Ja nende teenuste pakkujate puhul võib-olla teine asi, mis me juba ette näeme, et mis on nendel enda jaoks vajalik, et kui me räägime logimisest, et samamoodi tegelikult peaks siis ka selliste teenuste pakkujad siis pidama logisid siis selles osas, et kuna siis nad seda teenust osutasid, missugused need andmed selle teenuse osutamise käigus liikusid, et see on vajalik siis olukordade jaoks, kus näiteks registripidaja võib tulla teha kontrolli ja nõuda välja siis näiteks pisteliselt andmeid, et vaadata, et kas andmeid on siis nõuete kohaselt töödeldud või ei ole. Ja samamoodi ka tegelikult andmekaitse inspektsioon võib teha logipäringuid, et seal võib olla neid põhjusi, miks nad seda teevad erinevaid, võib-olla mõni isik on näiteks
Kõige lihtsam näide, mille peale me tulime, ongi see, et isik avastab, et tema andmed on mõnes siis avalikult kättesaadavas registris jätkuvalt kuvatud. Et siis tegelikult oleks tal õigus pöörduda AKI poole ja paludes välja selgitada, et miks tema andmed seal jätkuvalt kuvatud. Et kõik varakult korda tehes on võimalik lihtsalt vältida erinevaid ebamugavusi tulevikus. On võib-olla see sõnum, mis me tahtsime selle osas ekstra üle rõhutada. Ja olemegi jõudnud juba kokkuvõtvate slaidide juurde, enne kui me siis küsimuste juurde saame minna. Et uue õiguskorra valguses ei ole õige siis, kui teenuseportaal või infoportaal kuvab tegeliku kasutajate andmeid jätkuvalt kõigile veebikülastajatele ilma autentimiseta ja juurdepääsu kontrollimata. Müüb tegeliku kasusaaja andmeid tasulise üldandmeteenusena ilma hindamata, kas kliendil on seadusest tulenev alus või õigustatud huvi olemas neid andmeid näha. Siinkohal mul tuligi meelde ka see, et tegelikult nende teenuste ja toodete pakkujate puhul üks oluline nüanss on ju tegelikult veel, et need tooted ja teenused peavad olema siis pakutud kas pädevatele asutustele või kohustatud isikutele. Et see ka omakorda seab natukene sellele teenusele piiranguid. Siis ei ole kindlasti õige, kui kopeerib riiklikust teksa andmekogust saadud andmed oma andmebaasi ja kasutab neid laiemalt, kui algne juurdepääsu alus lubab. Ehk siis piltlikult öeldes, et kohustatud isikuna teeb lepingu ja siis hakkab kohustatud isikuna saadud andmeid edasi siis müüma teenusena, et kindlasti on koht, mis ei ole õige. Ja jätkab varem avalikust allikast kogutud tegeliku kasusaajate andmete piiramatut kuvamist, kui andmete avaldamise õiguslik alus on ära langenud või muutunud. Et siin see oli natukene ajendatud ka siis nende teenuste ja toodetega peetud kohtumisest, et kus siis oli küsimus, et aga mis meil saab nendest andmetest, kui me näiteks enne 10. juulit siis laadime alla, et kas me neid andmeid siis tohime kuvada või ei tohi kuvada. Et meie hinnang on, et kui sellised andmed ei tohi 10. juulist alates enam avalikult kuvada, et siis see kehtib ka nendele andmetele, mida te varasemalt olete alla laadinud. Et seetõttu seda rõhutada. Ja selle me juba käisime üle, et saab kohustatud isikuna andmebaasile juurdepääsu, aga siis pakub neid andmeid tegelikult oma klientidele edasi, kellel kontrollimata siis, et klientidel on õigustatud, kas nad on õigustatud neid andmeid saama. Oluline, mida veel meeles pidada ja mida võib-olla rõhutada tahame, on siis see, et andmeportaal iseenesest võib jätkata äriinfoteenuste pakkumist, kuid tegeliku kasusaaja peab olema siis, see peab olema kooskõlas uue juurdepääsu korraga. Et kõik muud äriandmed, mida seadus jätkuvalt avalikult käsitleb, ei ole automaatselt sama piirangu all, et me ikkagi väga räägime ainult tegeliku kasutajate andmekogust, mis on eraldi andmed. Et me ei räägi siin nendest andmetest, kes on äriühingu osanikud, juhatusliitu, need kõik on jätkuvalt ka kättesaadavad tulevikus. Vanu andmeid me eemaldama ei pea, aga lihtsalt tulebki tagada see, et kui neid soovitakse kasutada, välja kuvada, et siis see peab olema uue korraga kooskõlas. Ja võib-olla enne kui küsimuste ja vastuste vooru juurde minna, et kindlasti on väga oluline ka tugiteenuste informatsioon, et loomulikult kõik muutused tekitavad küsimusi, kindlasti tuleb ette neid olukordi ka, mida me ei ole näinud ette, ei ole suht läbi mõelda.
et siis loomulikult, kui on küsimusi, siis kindlasti nii-öelda sisuküsimuste osas saab pöörduda Rahandusministeeriumi poole, texa@fin.ee ja kõik, mis puudutab siis tehnilist poolt, kuidas saaks lepinguid sõlmida, kuidas neid andmeid siis vaadata saab, et seda informatsiooni saab siis nii äriregistri klienditoe nii-öelda abist kätte. Ja tegelikult see informatsiooni kuva peaks olema ka siis olemas, kui te e-äriregistris sisse logite, valite sealt tegeliku kasusaajate andmekogu, et siis sealt on ka võimalik mugavalt abi siis saada. Nii, aga ma tegin oma sellise lühikese monoetenduse ära ja nüüd võiks põnevama osa juurde minna, et küsimused-vastused.